Tere kõigile! Oleme kogunenud siia ülemaailmsel farmiloomade päeval, et näidata üles hoolivust ja armastust kõikidele nendele miljonitele ja miljonitele farmiloomadele, kes on pidanud kannatama, kes kannatavad ning kes on jätnud oma elu tapamajade külmade seinte vahel. Me esitleme täna teile 3 lugu 3 eri loomast. Mõned neist kiusasid mind ja mul polnud nende eest kuhugi minna. Sain vanemaks ja mind rasestati. Ootasin last 9 kuud. Ta sündis ja ma loomulikult armusin temasse. Ma tahtsin tema eest hoolitseda, kuid vaid mõned tunnid peale sündi võeti ta mu juurest ära. Täpselt sama ahastuses olin siis, kui ma sündisin, kuid seekord olin mina ema. Inimesed hakkasid mul piima lüpsma, millega oleksin tegelikult tahtnud oma last toita. Soovisin kogu hingest vabaks saada ja oma last toita. Nii valus oli ja ma karjusin, kuid see ei aidanud. Ma ei saanud öösel magada, sest valu oli lihtsalt välja kannatamatu. Järgmisel päeval ei saanud ma hästi süüa. Kui me munema hakkasime, eemaldati need hoolikalt me hulgas. Poole aasta pärast ei kandnud mind enam mu jalad. Mõned me hulgas hakkasid meeletusest teistel sulgi seljast kiskuma. Pärast 16 kuud oli mu tervis lakanud olemast. 2 me hulgast oli surnud. Nende südamed ülekaalust ja kurnatusest seiskunud. Meid haarati jalgupidi ja heideti peoautosse. Puuri ahtus asendus veel raskemaga, kuna sihtkohas pidime lakkama olemast. Polnud meie eludel enam kaalu. Meid seoti jalgupidi konksu külge, mis jooksis nagu konveieri suure vetttäis vanni poole. Vett läbistav elektrivool halvas mind üleni, kui mu pea Me kuuleme, me hoolime.